Mount Everesti mäel võib isegi siis, kui teed kõik õigesti, ikkagi surma saada. John Cash teadis seda. Ta oli Ohio osariigist pärit talupoiss, kes ehitas oma elu nullist üles. Ühel mäel kaotas ta 3 sõrme, teisel osa ninast, kuid jätkas ikkagi. Õhtul enne Everesti ekspeditsioonile minekut kirjutas ta oma tänulikkuse päevikusse, ütles, et tal pole kahetsusi. Ütles, et on eluga ja surmaga rahu teinud. Millega Don kunagi rahu ei teinud, mille eest keegi teda ei hoiatanud, oli see, mis temaga tegelikult juhtus 80 jalga tipust allpool. Francis Artsentiev ja tema abikaasa refinantseerisid oma maja, et rahastada oma ronimist. Ta oli vaid tundide kaugusel sellest, et saada esimeseks ameeriklannaks, kes vallutab Everesti ilma lisahapnikuta. Kui ta kõige rohkem abi vajas, seisid teised ronijad otse tema kõrval. Ta vaatas, kuidas igaüks neist lihtsalt minema kõndis. Jakab Kalpana Dash veetis 18 aastat, et oma kohta sellel mäel välja teenida. Treenides templitreppidel 30 kilose kotiga seljas, sest ta ei saanud endale muud lubada. Enne kodust lahkumist andis ta emale lubaduse. Ta pidas sellest kinni. Ta lihtsalt ei tulnud koju nii, nagu ta oli plaaninud. Kolm alpinisti, kolm lugu. Üks mägi, mis oli juba otsustanud. Nad olid juba Everesti mäel surnud. 23. mai 2019. 27 000 jalga Mount Everest. Üks mägironija proovib veel ühe sammu allapoole astuda. Tema jalad ei allu enam. Tuul ulub tema näomaski ümber kiirusega 40 miili tunnis. Iga pingutatud hingetõmbega lähevad tema prillid uduseks. Iga samm tundub nagu betoonis sumpamine. 3 tundi tagasi seisis ta maailma tipus, käed võidukalt üles tõstetud, naeratades kaamerale. Raske osa pidi olema läbi. Ta jõudis tippu. Ta võitis. Miks siis tema keha keeldub liikumast? Allpool väänleb tema Sherpa nägu millegi vahel, mis on paanika ja allaandmise segu, sest tema juba teab seda, mida naine veel ei tea. Ta teadis seda juba 18 tundi tagasi, kui nad sellest samast kohast ülespoole ronisid, ja ta anus teda tagasi pöörduma. Ta teadis juba siis seda, mida tema hapniku puuduses aju ei suutnud mõista. Ta on olnud surnud juba tunde. Ta ise lihtsalt ei tea seda veel. Alates lubadusest, mille ta andis oma emale, kuni sõnumini, mis murrab terve rahva südame. See on Kalpana Dashi lugu. Tere tulemast saatesse Extreme. Kui oleksid öelnud Kalpana Dashile 30-aastaselt, et ta seisab ühel päeval Mount Everesti tipus, oleks ta tõenäoliselt sulle näkku naernud, sest miski tema taustas ei viidanud eliitalpinistile. Ta sündis 7. juulil 1966 Denkanali linnaosas Odishas, väikeses Ida-India linnas, umbes 80 kilomeetri kaugusel osariigi pealinnast. Denkanal on tuntud oma templite, metsaste mägede ja marmorikaubanduse poolest. See ei ole just koht, kust pärineks maailmatasemel mägironijaid. Tema isa ei olnud rikas ega mõjukas, kuid ta armastas loodust. Nädalavahetustel viis ta noore Kalpana matkama kohalikele mägedele, sealhulgas Kapilase tippu, mis on tagasihoidlik mägi, mille tipus asuv tempel tõmbas palverändureid, mitte mägironijaid. Nad ronisid lihtsates jalanõudes, ilma uhke varustuseta, lihtsalt isa ja tütar, kes jalutasid läbi metsade. Tema ema oli pere emotsionaalne tugisammas, traditsiooniline ja pühendunud. Selline ema, kes soovis oma tütrele stabiilsust ja turvalisust. Ja ta Kalpana andis talle just seda. Ta oli hea õpilane ja hiljem omandas ta 1991 aastal õigusteaduse kraadi. Oma 20. eluaastate keskpaigaks oli Kalpana praktiseeriv advokaat. Ta abiellus doktor Sitakanta Dashiga. Tal oli tavaline, stabiilne keskklassi elu väikeses India linnas. Ta käis kohtus, tegeles kohtuasjadega, elas elu, mida tema ema oli talle soovinud. Kui oleksid kohtunud Kalpanaga 1996. aastal, 30-aastasena oleks miski viidanud sellele, et vähem kui 10 aasta pärast seisab ta Mount Everesti tipus. Sest tol ajal oli Kalpana advokaat, kellele meeldis matkata. See oligi kõik. Aga siis muutus midagi. Võib-olla olid need lapsepõlvematkad isaga. Võib-olla oli see rahutus, mis tekib siis, kui saad aru, et su stabiilne elu tundub liiga väike. Võib-olla oli see lihtsalt hääl tema peas, mis küsis, kas see on nii kõik.
Mis iganes see ka polnud, 2001 aasta 35-aastaselt astus Kalpana Dash Darjeelingis asuvasse Himaalaja alpinismi instituuti, et läbida alpinismi algkursus. 35-aastaselt. Selles vanuses eliittasemel spordiga alustamine on peaaegu ennekuulmatu, eriti nii füüsiliselt kurnavas spordialas nagu kõrgmägede alpinism, kus iga eluaasta maksab sulle kopsumahtu, lihaste taastumist ja kehavõimet ekstreemsete tingimustega kohaneda. Lubage tuua veidi konteksti. Reinhold Messner, keda peetakse üheks kõigi aegade suurimaks alpinistiks, vallutas oma esimese suure tipu 20-aastaselt. Ed Wiesters, selle spordiala teine legend, alustas tõsist ronimist 16-aastaselt. Junko Tabei, esimene naine, kes jõudis Everesti tippu, hakkas mägironimisega tegelema 22-aastaselt. 35. eluaastaks on paljud mägironijad juba vallutanud mitu üle 26 000 jala kõrgust tippu. Mõned hakkavad sellest spordialast juba välja kasvama. Keha füüsiline tippvorm vastupidavusaladel on tavaliselt hilistes 20-ndates kuni varastes 30-ndates. Pärast seda aeglustub taastumine ja vigastusi koguneb. Aga Kalpana veedaks järgmised 18 aastat iseendale, tõestades, et vanus on vaid number, kui oled valmis rohkem kannatama ja valu taluma kui kõik teised. 2001 aasta lõpetas Kalpana HMI Darjeelingi alpinismi algkursuse. See oli 28 päeva tehnilist köietööd, jääronimist, liustiku lõhest päästmist ja kõrgusega aklimatiseerumist. Ta õppis oskusi 35-aastaselt, mida enamik tema kursuse kaaslasi oli harjutanud juba teismelisena. Järgmisel aastal 2002 naasis Kalpana edasi jõudnute alpinismi kursusele. Veel 28 päeva pikki ronimisi teravatel jääseintel ja raskel mägisel pinnasel. Aeglaselt järgmise paari aasta jooksul arendas ta oma oskusi metoodiliselt. Üks sertifikaat korraga, töötades samal ajal juristina ja majapidamist juhtides. Ja mis teeb tema loo veelgi tähelepanuväärsemaks, on see, et Kalpana ei treeninud nii nagu eliitalpinistid. Et treenida nagu eliit, on sul vaja spetsiaalset varustust. Vaja on töölt vaba aega ning seda tuleb teha korduvalt, aasta-aastalt, et arendada olulisi oskusi. Ja Indias, kui sa ei ole sõjaväes ega rikas, on selline treening lihtsalt võimatu. Kalpanal polnud aega ega raha, nii et ta pidi improviseerima. Tema kodu lähedal Denkanalis oli Kapilase mägi, seesama tipp, kuhu ta oli lapsena koos isaga roninud. Mäe jalamil asus hindu tempel, kuhu pääses 1352 kivitrepi astme kaudu, mis olid mäe külge raiutud. Palverändurid ronisid neid treppe, et kummardada. Kalpana ronis neist üles, et treenida. Iga päev aastaid pani Kalpana endale 30 kilose seljakoti selga ja ronis need 1352 astet üles. 5 korda üles, 5 korda alla. See on üle 13 000 sammu ühe treeningu kohta. Aastaid üksi. Enamik inimesi ei suuda isegi ette kujutada sellist enesele tekitatud kannatust. Aga just seda on vaja, kui alustad 35-aastaselt ilma raha ja toetuseta. Sa lood oma enda mäe, sest sa ei saa endale lubada päris mägedele pääsemist. 2003 aastal, olles 37-aastane, liitus Kalpana ekspeditsiooniga, et proovida vallutada Satapanti ja Bhagarati mägesid Uttarakhandis. Need olid tõsised, 22 000 jalased mäetipud. Nende tipu jõudmine nõudis tehnilisi ronimisoskusi, vastupidavust kõrgmäestikus ja võimet toime tulla hapnikuvaeses õhus. Ta jõudis mõlema mäe tippu. Tema jaoks oli see lõplik tõestus, et ta suudab tõelisi mägesid vallutada. Nii seadis ta oma sihiks Everesti. 2004 aastal, olles 38-aastane, saabus Kalpana Nepali, et teha oma esimene katse vallutada Mount Everest. Ta kogus raha kokku nii nagu suutis, isiklikest säästudest, väikestest ettevõtete annetustest ja laenudest. Ekspeditsioon maksis rohkem kui enamik inimesi Denkanalis 5 aastaga teenis. Ta jõudis läbi Kumbu jääjoa, selle hirmu äratava liikuvate jäätornide labürindi, mis igal hooajal mägironijaid tapab. Ta läbis Lääne Kuimi, ta ronis üles Lotse nõlva. Ta jõudis 3. laagrisse umbes 23 950 jala kõrgusel, vaid 2300 jalga enne surmatsooni. Ja siis ilm pöördus. Jugavoolu tuuled, nullnähtavusega tingimused, selline torm, mis muudab tippu jõudmise katsed enesetapjalikuks. Tema meeskond laskus alla. Esimene katse oli ametlikult läbikukkumine. Aga 23 950 jalga, 38-aastaselt alustades mägironimist alles 35-selt. See oleks enamiku inimeste jaoks juba iseenesest märkimisväärne.
Kalpana pidas seda lihtsalt harjutuskatseks. Järgmisel korral võiks ta kaugemale jõuda. 2006. aastal 40-aastasel proovis ta uuesti. Seekord jõudis ta palju kõrgemale. Ta jõudis 4. laagrisse, umbes 26 000 jala kõrgusele. Ta alustas isegi tipurünnakut ja ronis koguni 26 400 jala kõrgusele, olles vaid 2600 jala kaugusel tipust. Aga taas tabasid halvad ilmastikuolud. Hapnikuvarud hakkasid otsa saama. Ta pidi alla laskuma. Kujutad sa seda ette? 2 katset, 2 ebaõnnestumist. Selles punktis oleks enamik inimesi loobunud. Enamik oleks öelnud, ma andsin endast parima, ma jõudsin 26 400 jala kõrgusele. See on kõrgem kui 99,9% inimestest kunagi ronib. Sellest piisab. Aga Kalpana polnud nagu enamik inimesi. Ta sai teada, et oli alati lähemal, kui keegi arvas. 2008. aastal 42-aastaselt hakkas ta valmistuma oma 3. katseks. Ja siin algas tõeline võitlus, sest probleem polnud tema võimes ega otsusekindluses, vaid rahas. See on alati raha, kui sa püüad teha erakordseid asju, kui oled pärit tavalisest taustast. Ekspeditsioon maksis 100 000 ruupiaid. Rohkem kui enamik inimesi Den kanalis 5 aastaga teenis. Ainuüksi lubade tasud olid 11 000 USA dollarit. Siis olid veel varustus, giidid, sherpad, hapnikuballoonid, toit, transport, majutus. Ta kirjutas Odisha osariigi valitsusele kirju, paludes toetust, kuid teda ignoreeriti. Ta taotles spordiministeeriumi toetusi, mitte midagi. Ta pöördus India spordiameti poole, vaikus. Nii läks Kalpana otse ettevõtete poole. Ta kogus rahastust ühe ettevõtte annetuse kaupa, paludes igalt ettevõttelt, et nad temasse usuksid, kui valitsus seda ei teinud. Oma sõnul oli tema rahaline seis väga nõrk ja ebakindel. Ta pantis mäe nimel oma tulevikku. Kui ta oleks 3. korda läbi kukkunud, poleks tal midagi olnud. Ei sponsoreid, ei toetust, ainult võlad. Kuid teda ajendas veel miski. See ajendas teda rohkem kui lihtsalt isiklik ambitsioon. Hiljem ütles ta, ma tahan tõestada kogu maailmale, et Odi ja naised ei ole seikluslike väljakutsete ees vähem võimekad. See puudutas tema osariigi ja soo esindamist. Tõestamist, et väikelinnast pärit keskklassi naine võib seista seal, kus varem on seisnud vaid eliit. Ja ta tegi selle ära. 21. mail 2008, umbes kell 11:30 hommikul, Nepali Aja järgi jõudis Kalpana Dash, 29 000 jala kõrgusel merepinnast, Kagu-Harja marsruudil Mount Everesti tippu ja istutas sinna India lipu. Temast sai esimene inimene Odishast, kes seisis maailma katusel. 7 aastat pärast mägironimise alustamist 35-aastaselt, 3 katset, 2 ebaõnnestumist, 1 võit. Ja ta oli alles alustamas. See tipp ei tõestanud ainult seda, et ta suudab Everesti vallutada. See tõestas, et kahtluste eiramine oli toiminud ja piire sai nihutada. 2010. aasta juunis 44-aastaselt üritas ta vallutada Alaska Denali mäge, mis on Põhja-Ameerika kõrgeim tipp. Denali on tuntud oma karmide ilmastikuolude, tehnilise ronimise ja vaid umbes 50% õnnestumise määra poolest. Ta jõudis tippu. 2014. aasta oktoobris vallutas ta Aafrikas Kilimanjaro. Seejärel sai 2015. aastast tema läbimurde aasta. Jaanuaris vallutas ta Aconcagua, Lõuna-Ameerika kõrgeima tipu. Juulis tõusis ta Venemaal asuva Elbruse mäe tippu. Aastatel 2008-2016 vallutas Kalpana süstemaatiliselt mõned maa kõrgeimad tipud. Ta sai üheks vähestest India naistest, kes selle saavutusega hakkama sai. Ausalt öeldes on see siiani üks muljetavaldavamaid mägironimise saavutusi India ajaloos. Kalpana jaoks polnud see kunagi ainult isiklik saavutus. Iga tipp oli avaldus. Iga foto oli sõnum. Väikestest India linnadest pärit naised suudavad seda teha. Odia kultuur väärib tunnustust. Hilja alustamine ei tähenda, et sa ei suuda lõpetada. Ja 2017 aastal tegi ta midagi, mis määras tema pärandi rohkem kui ükski tipp. Ta annetas kogu oma. 2008 aasta Everesti ekspeditsioonilt pärit mägironimisvarustuse Odisha osariigi muuseumile. Tema ronimiskostüüm, tema hapnikumask, tema saapad, tema jääkirved. Kõik, mis olid ta maailma tippu viinud. Miks? Tema enda sõnade järgi selleks, et inspireerida ja motiveerida tüdrukuid ja naisi saavutama kõike, mida nad endale eesmärgiks seavad. Aastaks 2019 oli ta roninud mõnele maailma kõige keerulisemale tipule. Ja sel aastal 52-aastaselt teatas Kalpana, et naaseb Everestile millegi ajaloolise nimel.
nüüd võite mõelda, miks tagasi minna. ta oli juba 2008. aastal Everesti tippu jõudnud. Tal polnud enam midagi tõestada. Kuid Kalpana ei läinud tagasi isikliku kuulsuse pärast. Ta läks tagasi sõnumiga. Ekspeditsiooni nimi oli 3 naise ekspeditsioon. Esimest korda üritasid India, Nepaali ja Hiina naised Everesti vallutada ühtse meeskonnana. Indiat esindas Kalpana. Kanchi Maya Tamang, esimene Nepali naine, kes Everesti tippu jõudis ning ÜRO naisteorganisatsiooni hea tahte saadik esindas Nepali. Hiinast pärit Liamu täiendas kolmikut. Ekspeditsiooni korraldas legendaarne Pemba Dorje Sherpa, kes on 18 korda Everesti tippu jõudnud ja omab Guinessi maailmarekordit. Nepali turismiamet nimetas ekspeditsiooni murranguliseks. Selle eesmärk oli edendada kampaaniat Visit Nepal 2020 ja anda sõnum naiste võimekusest seiklusspordis. See oli avaldus naiste mõjuvõimu suurendamisest, piirkondlikust koostööst ja tõkete ületamisest. Kuid selles oli ka midagi sügavamat, midagi isiklikku. Emadepäeval, 12. mail 2019, postitas Kalpana sotsiaalmeediasse foto Everesti baaslaagrist, mis asub 17 500 jala kõrgusel. Fotol oli tema ema, Sila Baladash, naine, kes oli ta üles kasvatanud selles väikelinnas, kes toetas teda isegi siis, kui valitsus seda ei teinud. Kes oli vaadanud, kuidas tema tütar 18 aastat võimatut unistust taga ajas. Ja Kalpana kirjutas oma ema pildi kõrvale sõnumi odia keeles. Bu Azishi Everest. Ema, ma tulen Everestilt. See oli tütre lubadus emale ja sellest sai fraas, mis kummitab kõiki, kes seda lugu teavad. Sest Kalpana Dash tõesti tuli Everestilt. Ta pidas oma lubadust emale. Ta lihtsalt ei tulnud koju nii, nagu ta oli kavatsenud. 20. mai 2019. Everesti baaslaager. Kalpana seisab väljas ja vaatab mäge. Tema kõrval seisavad kogenud giidid ja sherpad, kes vaatavad närviliselt, sest 2019. aasta kevadel oli mäel midagi valesti. Ja aiga üks, kes oli aastaid Everesti roninud, tundis seda. Kõigepealt tabas mai alguses tsüklon Fanny. Torm hävitas umbes 100 telki teises laagris, mattis varustuse 2 jalapaksuse lume alla ja rikkus kogu hooaja aklimatiseerumiskava. Meeskonnad, kes oleks pidanud laagrite vahel edasi-tagasi liikuma, olid baaslaagris lõksus ja ootasid ilma selginemist. Teiseks oli Nepal sel hooajal väljastanud 381 ronimisluba. See on rekord. Kui lisada sherpad ja tugipersonaal, oli Everesti tippu üritamas 750 kuni 900 inimest selle kitsa hea ilmaakna ajal, rohkem kui kunagi varem mäe ajaloos. Kuid kõige olulisem oli see, et probleemiks oli ilmaaken ise. Tavaliselt pakub Everest mais 7–11 selget tippupääsu päeva, mis on jaotatud mitme nädala peale. Erinevad meeskonnad saavad oma katseid hajutada. Mõned lähevad vara, mõned hiljem. Liiklus jaotub laiali. Aga 2019. aastal, pärast seda, kui tsüklon Fanny oli möödunud, said ronijad võib-olla 3–5 päeva. See oligi kõik. See tähendas, et iga ekspeditsioon, mis oli nädalaid baaslaagris oodanud, suundus tippu täpselt samal ajal. Kui sa ise mägesid ei roni, siis see ei pruugi tunduda suur asi. Everest on ju tohutu. Aga siin on see, mida pead mõistma. Tee üles Everesti on enamasti üherealine rada. Tehnilised lõigud nagu Hillary aste lubavad korraga läbi minna vaid ühel inimesel. Sa ei saa seal kiirustada. Sa kinnitad end köie külge, ronid ettevaatlikult. Ja kui sinu ees on 200 inimest, siis ootad oma järjekorda. Kogenud giidid teadsid, mida tähendab, kui 100 ronijad üritavad tippu jõuda samal ajal. Tohutud viivitused, ummikud. 27 000 jala kõrgusel ja kõrgemal. Ronijad kulutavad oma hapnikuvarusid lihtsalt paigal seistes. Inimesed veedavad surmatsoonis 12, 15, 18 tundi, kuigi nad peaksid seal olema vaid 10 tundi. Mis tähendab, et nad ületavad ohutu viibimisaja piirid ja neil saab hapnik otsa. Mis omakorda tähendab, et inimesed surevad. Aga Kalpana oli varem Everesti tippu jõudnud. Juba 2008. aastal tundis ta seda mäge. Ta oli sellest ajast peale 11 aastat vallutanud iga kontinendi kõrgeima tipu. Ta oli roninud mitmele mäele ilma hapnikuta. 52-aastaselt oli ta üks India edukamaid naisalpiniste. Ja ta polnud siin isikliku kuulsuse pärast. Ta oli siin, et anda sõnum naiste võimestamisest ja piirkondlikust koostööst. Nepali turismiamet nimetas seda murranguliseks. Meedia jälgis seda. Sama nädala jooksul suri veel üks alpinist, Anjali Kulkarni, peaaegu samades tingimustes.
teine marsruut, teised otsused, sama mägi, sama liiklus, sama nähtamatu mahalugemine. nii et hoolimata rahva hulgast, hoolimata kitsast ilmastikuaknast, hoolimata kõigest, mille pärast kogenud giidid vaikselt mures olid, 22. mail 2019 umbes kell 21:00. Kalpana ja tema meeskonnakaaslased lahkusid 4. laagrist oma viimasele tippkatsele. Nende kohal kaob mägi musta pimedusse. Kusagil seal üleval, 900 meetrit kõrgemal, on tipp. Nad lülitavad pealambid sisse, kinnituvad fikseeritud köite külge ja hakkavad ronima. Nende plaan on üsna lihtne. Ronida läbi öö, jõuda tippu päikesetõusuks ja laskuda alla, kui päevavalgust on veel küllaga. Tavaline tiputõus ja tagasi võtab aega 10–12 tundi. See on see, mida keha suudab surmatsoonist taluda. Aga juba algusest peale oli probleem. Kalpana liikus aeglasemalt, kui ta oleks pidanud. Alguses mitte märgatavalt aeglasemalt, lihtsalt veidi aeglasemalt. Iga samm võttis natuke rohkem aega. Iga hingetõmme kõlas raskemini. Tema Sherpa giidid, Gelbu Sherpa ja Pemba Chiri Sherpa märkasid seda kohe. Tempo, millega oleks pidanud 10 tunniga tippu jõudma, puudus. Aga nad jätkasid ronimist, sest mõnikord alustavad mägironijad aeglaselt ja leiavad oma rütmi. Mõnikord kohaneb su keha tunni või 2 pärast. Nii nad liikusid pimeduses ülespoole, lootes, et Kalpana leiab püsiva tempo. Ta ei leidnud. Tegelikult kell 2:30 öösel. Umbes 27 500 jala kõrgusel, kohas nimega Rõdu, peatub Kalpana ja toetub vastu kaljut. Tema hingamine on raske isegi puhkeasendis. Rõdule jõutakse tavaliselt 4–5 tundi pärast 4. laagrist lahkumist. Selleks hetkeks oli ta roninud umbes 5,5 tundi. Temast eespool liiguvad Kanchi ja Liamu endiselt ühtlases tempos ülespoole, mis on vajalik tipu vallutamiseks ja turvaliseks tagasipöördumiseks. Allpool köiel jälgib Gelbu Sherpa Kalpanat kasvava ärevusega. Ta märkab rasket hingamist, aeglast tempot. Seda, kuidas ta toetub mäe vastu, justkui püsti seismine nõuaks pingutust. Ta on seda varemgi teiste ronijate puhul näinud. Ta teab, mida see tähendab. Ta ronib tema juurde. Didi, ütleb ta, kasutades lugupidavat hindi väljendit vanema õe kohta, me peame tagasi pöörduma, sa ei liigu hästi. Kuid Kalpana raputab pead, ta lihtsalt tõmbab hinge. Ta ütleb talle, et saab minutiga korda. Sinu tempo on liiga aeglane, jätkab Gelbu. Sellise tempoga jõuad tippu alles väga hilja. Me peame nüüd alla minema. Kuid ta viipab käega, et mees jätaks ta rahule. Gelbu proovib uuesti, seekord veelgi tungivamalt. Su keha ütleb sulle, et peatu. Kui me nüüd tagasi pöördume, saame ohutult tagasi 4. laagrisse. Meil on teel aega. Aga Kalpana liigub juba uuesti, sirutades käe enda kohal oleva kõie poole, valmistudes ronimist jätkama. Järgmise tunni jooksul, kui Kalpana aeglaselt rõdust ülespoole ronib, julgustavad Gelbu ja Pemba Chiri teda laskuma. Korduvalt juhivad nad tähelepanu tema tempole. Nad ütlevad talle, kui palju tal veel minna on. Nad selgitavad, et ta ei jõua nii aeglase tempoga tippu ja tagasi ohutult. Ja iga kord keeldub Kalpana. Kas sa suudad ette kujutada, mis tunne on olla tema olukorras sel hetkel? Sa oled 52-aastane vanuses, mil enamik tippalpiniste juba loobub. Sa oled 18 aastat tõestanud, et kuulud nendele mägedele. Ja sa ei ole siin iseenda pärast. Sa oled siin sõnumi pärast. Meedia jälgib. Sinu riik jälgib. See ei ole lihtsalt järjekordne ronimine. See on avaldus. Nüüd ütlevad su sherpad sulle, et anna alla, pööra tagasi, lasku alla, ebaõnnestu. Sinu meeskonnakaaslased jõudsid tippu. Nemad juba laskuvad ohutult. Kui sa nüüd tagasi pöörad, jääb ekspeditsioon poolikuks. Sõnum nõrgeneb. Fotodel on 2 naist, mitte 3. Pärast kogu seda planeerimist, kogu meedia tähelepanu, kogu murrangulist koostööd 3 riigi vahel, sina oleksid see, kes ei jõudnud kohale. Ja siis on veel midagi sügavamat. Sa oled varem Everesti tippu jõudnud. Sa tead, mida see nõuab. Sa ei ole mingi kogenematu mägironija. Ja su peas on see hääl, mis ütleb, sa oled Kalpana Dash. Sa oled seda varem teinud. Sul on lihtsalt aeglane päev. Sa suudad sellest läbi tulla. Sa oled alati suutnud. See ei ole ülbus. See on enesekindlus, mis on kujunenud 18 aasta jooksul keeldudes alla andmast, tõestades kõigile vastupidist, saavutades asju, mida inimesed pidasid võimatuks ühele väikese linna naisele, kes alustas 35-aastaselt ilma rahata. Nii et Kalpana Dash teeb oma valiku.
Ta ei kuula oma Sherpa hoiatusi. Ta jätkab ronimist tund tunni järel, samm piinava sammu haaval, liikudes tipu poole, mis on kohe seal. Vaid mõned tunnid veel. Mida Kalpana Dash ei tea, on see, et see otsus just tappis ta, aga sellest räägime hiljem. Kell 9 hommikul jõuavad Kanchi ja Liamu tippu. Nad on roninud umbes 12 tundi 4. laagrist, täpselt graafikus. Nad teevad oma fotod, heiskavad Visit Nepal 2020 lippu ja hakkavad kohe laskuma, sest nii tehaksegi, kui oled Everesti tippu jõudnud. Sa ei jää kauaks, sa tuled alla. Aga Kalpana ronib endiselt ülespoole. Ta on tipust savade jalgade kaugusel ja liigub vaid poole vajaliku kiirusega. Tund tunni järel samm piinava sammu haaval. Tema hapnikuballoonid, mis olid arvestatud 10-12 tunniseks tippurünnakuks, on kriitiliselt otsakorral. Aga ta on nii lähedal, tipp on kohe seal. Kell 11 hommikul. Ta oli roninud juba 14 tundi. Teised ronijad mööduvad temast allapoole minnes, aga Kalpana ronib endiselt ülespoole. Sherpa Gelbu on endiselt temaga, julgustades teda kiiremini liikuma. Ta on aja pärast mures, aga mida ta teha saab? Sundida teda alla minema, füüsiliselt teda kanda 8800 meetri kõrgusel. See on võimatu. Umbes kell 12.55 2019. aasta 23. mail jõudis Kalpana Dash teist korda oma elus Mount Everesti tippu. Selleks hetkeks oli ta roninud peaaegu 16 tundi 4. laagrist. See on 4-6 tundi kauem kui tavaliselt, aga ta jõudis kohale. Ta tõstis käed võidukalt üles. Visit Nepal 2020 lipp heisati, tehti fotosid. Hetkeks tundis Kalpana Dash end tõenäoliselt maailma tipus. Just kui kogu see pingutus, kõik keeldumised tagasi pöörduda ja kõik need kannatuste tunnid oleksid seda väärt olnud, sest ta on siin. Ta jõudis tippu. Ta lõpetas 3 naise ekspeditsiooni. Ta pidas oma lubadust emale. Aga pole mingit pidu. Pole võiduhõiskeid tema Sherpa giididelt. Ja siin on põhjus. Maksimaalne ellujäämisaeg surmatsoonis lisahapnikuga on umbes 16-20 tundi. See ei ole pelgalt soovitus. See on piir, kus inimkeha läheb ellujäämiselt aktiivselt suremisele üle. Kalpana on olnud üle 26 000 jala juba 16 tundi. Ta on praegu absoluutsel piiril, seisab tipus ja pole isegi laskumist alustanud. Tipust 4. laagrisse on laskumine minimaalselt 4-5 tundi. Kui ta liigub sama tempoga nagu üles ronides, võib see võtta 6 või 7 tundi, võib-olla isegi rohkem. See tähendab, et ajaks, kui ta jõuab turvalisse kohta, on ta surmatsoonis olnud 22-23 tundi. See on 3-7 tundi rohkem, kui enamik mägironijaid peab ohutuks. Ja kui rääkida hapnikust, siis tema balloonid on peaaegu tühjad. Ta on roninud juba 16 tundi. Need balloonid ei kesta igavesti. Iga balloon sisaldab umbes 4 tundi hapnikku normaalse voolukiiruse juures. Ta kasutab juba 4. ballooni, võib-olla viimast. Kalpana oli just sattunud olukorda, kus ellujäämine muutub peaaegu matemaatiliselt võimatuks. Aga ta ei teadnud seda veel. Umbes kell 13.00, kui Kalpana alustab laskumist tipust, tunduvad esimesed sammud valed. Tema parem jalg reageerib aeglaselt, nagu oleks viivitus aju käsu saatmise ja jala selle vastuvõtmise vahel. Ta astub veel ühe sammu, sama asi. Tema hingamine, mis oli juba tipus vaevaline, muutub aina raskemaks. Iga hingetõmme tundub poolik. Ta tõmbab õhku läbi oma hapnikumaski nii tugevalt kui suudab, aga see on nagu hingamine läbi märja rätiku. Ja siis algab valu. Mõlemas jalas on terav, sügav valu. See pole lihasvalu, vaid midagi muud. Gelbu ja Pembatširi näevad, kuidas ta vaevleb. Nad liiguvad kohe tema kõrvale, käed tema õlgade all. Nad ei juhi teda enam, vaid hoiavad teda püsti. Didi, 1 samm korraga. Me viime su alla. Nad hakkavad aeglaselt laskuma, 1 samm korraga, nagu lubatud. Sherpa toetab suurema osa tema kehakaalust. 29 000 jala kõrgusel on liikumine raske isegi siis, kui oled terve. Kui sa sisuliselt kannad kedagi, on iga samm võitlus. Nad laskuvad võib-olla 200 jalga, võib-olla 300. Kalpana jalad annavad pidevalt järele. Sherpad tüüavad ta kinni, tõstavad üles ja liiguvad edasi. Kella 2 pärastlõunal olid nad laskunud võib-olla 600 jalga. Nad on nüüd umbes 28 400 jala kõrgusel, endiselt sügaval surmatsoonis, tundide kaugusel 4. laagrist. Ja Kalpana seisund halveneb. Tema hingamine muutub järjest raskemaks. Katkendlikud ahmivad hingetõmbed, mis kõlavad nagu ta upuks. Tema jalad ei tööta enam üldse.
Sherpad kannavad ja lohistavad teda, liikudes nii kiiresti kui suudavad. Aga sellel kõrgusel tähendab kiiresti võib-olla 100 jalga tunnis, kui kedagi kannad. Kelbu vaatab Kalpana nägu läbi tema prillide. Tema silmad on vaevu fookuses. Tema nahk muutub halliks. Ta on seda varem näinud. Ta teab, et Kalpana aeg hakkab otsa saama. Nad jätkavad laskumist. Kell 3 pärastlõunal. Nad jõuavad 27 500 jala kõrgusele rõdule ja peatuvad täpselt samal äärel, kus Kelbu oli 14 tundi varem tõusu ajal palunud Kalpanal ümber pöörata. Nad asetavad Kalpana platvormile. Ta vajub vastu kivi kokku. Iga hingetõmbega tõuseb ta rind. Sherpa Kelbu põlvitab tema kõrvale ja kontrollib tema haplikku maski. Näidik näitab tühja. Ballon sai tõenäoliselt tühjaks kuskil tippu ja siinse koha vahel. Ta võtab oma kotist varuhapniku ballooni. Tema käed värisevad. Mitte külmast, vaid millestki muust. Ta ühendab tühja ballooni lahti ja paneb uue asemele. Reguleerib voolu hulka, kuid midagi ei muutu. Kalpana hingamine aeglustub. Meeleheitlikud hingetõmbed muutuvad üha pinnapealsemaks ja nõrgemaks. Pembachiri liigub tema teisele poole. Ta hüüab tema nime. Didi, püsi meiega. Me oleme peaaegu kohal. Aga tegelikult nad ei ole peaaegu kohal. Laager 4 on neist endiselt 1500 jalga allpool, ikka veel tundide kaugusel. Ja Kalpana kehal pole enam midagi anda. Tema hingamine muutub ebaregulaarseks. Üks hingetõmme, paus, veel üks hingetõmme, pikem paus. Ja siis tema rindkere enam ei liigu. Kelbu raputab teda. Mitte midagi. Nad vaatavad teineteisele otsa ja mõistavad mõlemad, mida see tähendab. Nad on seda varem teiste ronijate puhul näinud, kui hingamine lakkab. 27 500 jala kõrgusel pole enam tagasi teed. Ta on läinud. See naine, kes treenis üksi templi treppidel, sest ta ei saanud endale lubada professionaalseid võimalusi, kes keeldus alla andmast isegi siis, kui tema keha karjus, et ta pöörduks tagasi, oli läinud. Ja nüüd seisavad need 2 Sherpat silmitsi valikuga, mida keegi ei peaks tegema. Sest 27 500 jala kõrgusel on päästmine võimatu. Helikopterid ei saa nii kõrgele lennata. Õhk on liiga hõre, et tõstejõudu tekitada. Laiba kandmine surmatsoonist alla võtaks 8, võib-olla 10 tundi ränka tööd. Töö, mis tapaks ka nemad. Nad võivad jääda sinna tema juurde ja surra, või nad võivad ta maha jätta ja ellu jääda. Nad valivad ellujäämise, sest kui nad seda ei tee, peavad nende pered ka neid matma. Kelbu võtab köie oma kotist ja kinnitab tema keha kaljuseina külge, et ta ei kukuks alla hilisema äratoomise operatsiooni käigus. Ja siis pöörduvad nad Kalpana Dashi juurest ära ja hakkavad laskuma 4. laagrisse. 5 päeva hiljem, 28. mail 2019, tõi Sherpade meeskond tema keha edukalt ära ohtliku äratoomise operatsiooni käigus. Nad viisid tema säilmed järk-järgult mäest alla baaslaagrisse. Keha transporditi Luklasse ja seejärel lennutati Katmandusse formaansuste jaoks. 2. juunil 2019 jõudis Kalpana keha Bidju Patnaiku rahvusvahelisse lennujaama Bhubaneswaris, Odishas. Tema vend Pradeep, kes oli sõitnud Katmandusse tema säilmeid vastu võtma, saatis ta koju. Kalinga staadionikompleksis hoiti tema keha umbes tund aega, kui 100 inimesed kogunesid, et avaldada viimast austust. Mägi ronimisvarustus, milled oli 2017 aastal annetanud Odisha osariigi muuseumile, pandi austusavalduseks välja. Kui ma mõtlen Kalpana viimastele hetkedele rõdul, siis mõtlen, mis võis tema peas toimuda. Kas ta sai siis aru? Kas ta mõistis, et Sherpadel oli 18 tundi varem õigus olnud? Kas ta mõtles oma ema foto peale, sellele lubadusele, mille ta oli andnud? Boashishi, Everest. Ema, ma tulen Everesti otsast. Ta tõesti tuli Everesti otsast. Ta pidas oma lubadust. Ta lihtsalt ei tulnud koju nii, nagu ta oli mõelnud. Ja võib-olla on see selle loo kõige julmem osa, sest Kalpana saavutas midagi erakordset. Temast sai esimene inimene Odishast, kes vallutas Everesti. Ta naasis Everestile 2019. aastal õigetel põhjustel. Et inspireerida naisi, edendada rahu, tõestada, et hilja alustamine ja väheste ressurssidega hakkama saamine ei pea takistama erakordseid saavutusi. Ta jõudis tippu, ta õnnestus, ta heiskas lipu, ta tegi foto ja see edu sai talle saatuslikuks. Tipupalavik on võimas. Soov saavutada edu, kui oled kõik ohverdanud, on tohutu. Ja üle 8000 meetri kõrgusel ei suuda su aju enam aru saada, kui see soov on muutunud surmaotsuseks.
Mägi ei hooli lubadustest, sihikindlusest ega aastakümne pikkustest unistustest. Teda huvitab ainult aeg. Jaak Kalpana, kes treenis rohkem kui peaaegu keegi teine, kes ületas rohkem takistusi kui enamik ronijaid kunagi kogeb, sai oma tõusu umbes 18. tunni paiku aeg otsa. 24. mai 1990, 88, 7:50 hommikul. Mount Everest. 28 000 jalga üle merepinna. Ta ei saa liikuda. Tema jalad vajuvad kokku. Tema käed on kangestunud. Tema silmad on pärani lahti, vaadates tühjusesse. Ja ainus, mida ta suudab sosistada ikka ja jälle on: ära jäta mind. Ma olen ameeriklane, miks sa teed mulle seda? Ronijad on kohe seal. Ta näeb neid, kuuleb neid. Nad vaatavad teda üksteist ja siis kõnnivad minema. Ta vaatab, kuidas nad lahkuvad. Päevi enne seda südantlõhestavat hetke määras üks sõna tema saatuse. See mägironija on juba surnud ja ta teab seda. Frances Artsentev ja tema abikaasa Sergei tegid otsuse juba kuid enne, kui nad 1998 aastal üldse Everesti jalga astusid. Nad rooniksid mäele ilma lisahapnikuta koos, tõeliste võrdsete partneritena. Francesist saaks esimene ameeriklannast naine, kes jõuab Everesti tippu ilma hapnikuballoonideta, ja Sergei juhendaks teda sinna. See oli unistus. Pabero oli see kindel plaan. Sergei Artsentjev, abikaasa, oli üks 20. sajandi parimaid Nõukogude mägironijaid. Enne mägironijaks saamist oli ta elektriinsener, kes kavandas satelliitide stabiliseerimissüsteeme Vene luure jaoks. See oli sõna otseses mõttes raketiteadlane, kellest sai mägironija. Tema saavutused rääkisid enda eest. Ta oli üks väheseid elus olevaid mägironijaid, kellele kuulus lumeleopardi tiitel. Auhind, mis antakse kõigi 5 Nõukogude 25 000 jalase mäetippu vallutamise eest. Ta roonis 1991 aastal Annapurna põhjaseina, Alpi stiilis ilma hapnikuta. Ta oli isegi varem, 1990 aastal, roninud Everestile ilma hapnikuta USA, Hiina ja Venemaa ühisel rahuekspeditsioonil. Nii et see polnud liiga palju palutud. Frances ise oli võimekas. Ta oli üks väheseid naisi tol ajal, kes oli edukalt vallutanud Denali mäe, mis on Põhja-Ameerika kõrgeim mägi. Ta oli esimene ameeriklanna, kes laskus suuskadel Elbruse mäest alla. Aga siin on üks asi, mida tasub tähele panna. Kuigi ta oli roninud 24 600 jala kõrgusele Nõukogude aegsetel Pamiri tippudel, polnud ta kunagi edukalt jõudnud 26 000 jala kõrgusele mäetippu. Everest oleks tema esimene katse üle 26 000 jala kõrgusel, mis on üle 2000 jala võrra kõrgem. See pole lihtsalt vahe. See on täiesti erinev füsioloogiline universum. Aga nad usaldasid plaani ja 1998 aasta kevadel jõudsid Frances ja Sergei Everesti baaslaagrisse ainult ühe mõttega – teha ajalugu. Nende ronimismarsruut oli lihtne. Nad kavatsesid rünnata Everesti põhjaküljelt Kirdeharja kaudu, koos 5-liikmelise Vene ekspeditsioonimeeskonnaga. Nagu teisedki selle hooaja ronijad baaslaagris, võtsid nad ettevalmistustega rahulikult aega, sest sa ei saa lihtsalt Everesti jalamil kohale ilmuda ja otse tippu ronida. Su keha lõpetaks töö ja sa sureksid. Seega veedavad ronijad nädalaid mäel üles-alla liikudes, lastes oma kehal aeglaselt harjuda hõreda õhuga. Seda protsessi nimetatakse aklimatiseerumiseks ning see hõlmab järk-järgulist mäkke ronimist ja teatud laagrites puhkamist, kuni su keha õpib vähema hapnikuga toime tulema. See on aeglane, see on kaalutletud ja see on ainus viis seal üleval ellu jääda. 19. mail jõudsid Frances ja Sergei 6. laagrisse umbes 26 000 jala kõrgusel. Nad olid nüüd piirkonnas, mida alpinistid nimetavad surmatsooniks, kus õhus pole piisavalt hapnikku, et inimelu pikemalt ülal hoida. Su keha hakkab surema. Iga tund, mis sa siin veedad, tähendab, et su lihased lagunevad, organid võitlevad ja aju nälgib aeglaselt. Aga kõik kulges plaani järgi. 6. laagrist teeksid nad oma viimased tõusud tippu. Nende esimene tippu jõudmise katse toimus juba järgmisel päeval, 20. mail. Ja just siin hakkasid asjad viltu vedama. Plaan oli lahkuda 6. laagrist kell 1 öösel, täielikus pimeduses, kasutades teed valgustamiseks pealampe.
öösel alustamine tähendas, et jõuad tippu keskpäeval, kui on kõige soojem ja sul on piisavalt päevavalgust, et turvaliselt alla tagasi tulla. ajastus on Everesti puhul kõik. Kuid Francis ja Sergei ärkasid kell 1 öösel, et ronima hakata, olid nende pealampide patareid tühjad. Äärmuslik külm. 8200 meetri kõrgusel oli need tühjaks teinud. Ilma pealampideta ei saanud nad pimedas Everesti tehnilisel maastikul ohutult liikuda. Nii pidid nad ootama, kuni päike tõusis kell 6:30 hommikul. Selleks ajaks, kui nad lõpuks ronima hakkasid, olid nad juba kaotanud 5,5 tundi. Nad liikusid ilma lisahapnikuta aeglasemalt kui plaanitud ja kui nad jõudsid tehnilise kalju osani, mida nimetatakse esimeseks astmeks, umbes 27 900 jala kõrgusel, said nad aru, et arvutused enam ei klapi. Oli juba liiga hilja. Kui nad oleksid edasi läinud, oleksid nad pidanud laskuma pimedas. Nii et nad pöördusid tagasi. Nii tulid nad tagasi 6. laagrisse. See tähendab, et nad on nüüd 2 ööd surmatsoonis olnud. Kui Sergei jõudis telkideni, läks ta baaslaagri kaasronija ja meeskonnaliikme Anatoli Mošnikovi telgi juurde ning selgitas, mis oli juhtunud. Anatoli kuulas. Siis tegi ta midagi, mis näitas, kui mures ta tegelikult oli. Ta andis Sergeile varuakut ja pakkus, et ronib nendega kaasa nende järgmisel katsel. Aga Sergei ütles, aitäh, aga ei, nad saavad hakkama. Nad proovivad homme uuesti. Ja 21. mail proovisid nad uuesti. Aga seekord oli nende kehal juba näha, mida tähendab Everesti vallutamine ilma lisahapnikuta. Nad jõudsid vaevu 300 jalga 6. laagrist enne, kui pidid peatuma. Nende jalad tundusid rasked. Isegi puhkeasendis oli nende hingamine vaevaline. 2 öö veetmise kumulatiivne mõju üle 26 000 jala hakkas neile järele jõudma. Nii taandusid nad taas tagasi 6. laagrisse. Järjekordne ebaõnnestunud katse. See teeb nüüd 3 ööd surmatsoonis. Samal ajal, samal päeval, Anatoli, tema sõber, jõudis edukalt Everesti tippu. Ja umbes kell 18:00 21. mail oli ta juba tagasi 6. laagris pärast tippu jõudmist. Sergei õnnitles teda edu puhul ja kurtis nende ebaõnnestunud katse üle. Anatoli vaatas Sergeid. Ta teadis, et see mees oli varem Everesti vallutanud ja tal oli olemas kõik, et seal üleval ellu jääda. Kuid ta teadis ka, mida tähendab inimese kehale 3 ööd surmatsoonis veeta. Ta oli ise samal päeval tipu vallutanud ja teadis täpselt, millises seisundis peab olema, et seal üleval ellu jääda. Ja Francis ja Serg ei olnud enam selles seisundis. Nii et ta ütles Sergeile, tule koos minuga alla, ära proovi uuesti. Sa oled siin üleval olnud liiga kaua. Teie kehad lagunevad. Iga tund, mis te siin viibite, muutute nõrgemaks, mitte tugevamaks. Ja Sergei ütles jälle ei. Ta tänas Anatolit muretsemise eest, kuid ütles, et nendega on kõik korras. Nad puhkavad veel 1 päeva, lasevad kehal taastuda ja siis teevad viimase pingutuse. Enne kui arvad, et see oli puhas hoolimatus või ülbus, mõista, mida Sergei oma peas arvestas. Ta oli mägedes teinud asju, mida enamik ronijaid poleks suutnud isegi proovida. Tema naine oli pädev. Nad olid peaaegu tippu jõudnud, enne kui aeg sundis neid tagasi pöörduma. Veelgi olulisem on see, et nad olid sellesse hetke pannud kõik, mis neil oli, nii füüsiliselt kui ka rahaliselt. Nad olid oma maja refinantseerinud, et selle ekspeditsiooni jaoks raha saada. Veetnud nädalaid mäel üles-alla liikudes, harjutades oma keha külma ja hõreda õhuga. Ja Francis oli nii lähedal oma unistuse täitumisele, saada esimeseks ameeriklannaks, kes vallutab Everesti ilma lisahapnikuta. Miks nüüd alla anda? Psühholoogid nimetavad seda uppunud kulude eksituseks. Mida rohkem oled millessegi panustanud, seda raskem on sellest loobuda. Isegi siis, kui loobumine oleks tark valik. Su aju ütleb, me oleme juba liiga kaugele jõudnud, et nüüd alla anda. Oleme liiga palju ohverdanud. See pole rumalus, see on lihtsalt inimloomus. Nii laskus Anatoli alla, samal ajal kui Francis ja Sergei jäid. Ja 8 tundi hiljem, 22. mai kell 2 öösel lahkusid nad 6. laagrist oma 3. ja viimasele katsele. Ja seekord ükskõik mis ka ei juhtuks, nad ei kavatsenud tagasi pöörduda. Kuid juba algusest peale olid nad hädas. Nende tempo oli ohtlikult aeglane. Nad olid nüüd veetnud 4 ööd surmatsoonis ja see oli oma jälje jätnud. Iga samm tundus nagu läbi betooni sumpamine.
Nende jalad põlesid sügava kurnava valuga, mis ei kadunud ükskõik kui kaua nad puhkasid. Baaslaagris jälgis Anatoli Shabanov, eraldi ekspeditsioonijuht, mitut ronimismeeskonda võimsa 60-kordse teleskoobiga. Kell 10 hommikul, umbes 8 tundi pärast seda, kui Francis ja Sergei olid alustanud ronimist, märkas Shabanov neid esimesel astmel umbes 27 900 jala kõrgusel. Isegi 10 000 jalga altpoolt teleskoobi kaudu nägi ta, kui aeglaselt nad liikusid. Kell 2 pärastlõunal, 4 tundi pärast märkamist, olid nad jõudnud vaid teisele astmele, 28 250 jala kõrgusele. Nad olid 4 tunniga läbinud 750 jalga. See on vähem kui 200 jalga tunnis. Selle tempoga nad vaevu liikusid. See oli probleemne, sest kell 14 on Everesti jaoks kriitiline aeg. Päike loojub umbes kell 18. Kui sa ei ole kella 14 öks tipus või selle lähedal, siis hakkad sa laskuma pimedas. Ja laskumine pimedas 28 000 jala kõrgusel kurnatuna on surmaotsus. Aga Francis ja Sergei olid ikka veel 800 jalga allpool tippu. Selle vahemaa läbimiseks oma praeguse tempoga vajaksid nad vähemalt veel 4 tundi. Nii et neil tuli teha otsus. Pöörata nüüd tagasi ja ellu jääda või jätkata ronimist unistuse poole, mis oli neid mõlemaid haaranud, teades, et iga minut pärast kella 2 pärastlõunal tähendas vähem päevavalgust laskumiseks, väiksemat eksimisruumi, väiksemat võimalust elusalt tagasi jõuda. Nad jätkasid ronimist. Kell 17.45 laskus Rustam Radgopov, teise ekspeditsiooni alpinist, kelle ekspeditsioon oli samal päeval varem edukalt tippu jõudnud, kui ta kohtas Francist ja Sergeid laugel nõlval umbes 90 meetrit allpool tippu. Rustam oli kurnatud. Ta oli roninud juba enne koitu ning ainus, mida ta nüüd soovis, oli jõuda turvaliselt alla enne, kui tema enda keha üles sütleb. Kuid ta nägi Francist ja Sergeid, pani nähtud vaatepilt ta seisma. Francis liikus Rustami aruannete järgi piinavalt aeglaselt. Ta istus sageli maha ja võitles iga sammuga. Rustamile oli äärmiselt selge, et see tippu jõudmise katse nõudis temalt kõike, mis tal anda oli. Selleks hetkeks oli päike juba madalal horisondi kohal. Temperatuur langes kiiresti ja nad polnud ikka veel tippu jõudnud. Vaatamata oma kurnatusele, vaatamata meeleheitlikule soovile turvaliselt alla laskuda, tundis Rustam, et ta peab midagi ette võtma. Nii pöördus ta ümber ja kõndis hääbuvas valguses 150 jalga mäest üles tagasi, lihtsalt selleks, et proovida neid ümber pöörama veenda. On liiga hilja, ütles ta neile. Vaadake päikest, te liigute liiga aeglaselt. Te peate kohe ümber pöörama, kuni teil veel on valgust, et näha teed alla. Aga Sergei raputas pead ja ütles 3. korda sellel tippu katse ajal ühe südantlõhestava sõna, mis määras tema saatuse. Ei, ärge meie pärast muretsege, meiega saab kõik korda, ütles ta. Radgopov vaatas jälle Francist, kes oli raskustes. Ta ei paistnud korras olevat, aga mida muud ta oleks saanud teha? Ta ei saanud neid sundida ja tal tuli ka enda ellujäämisele mõelda. Nii et Radgopov pöördus ringi ja jätkas laskumist. Ja Francis ja Sergei jätkasid tippu ronimist, samal ajal kui päike vajus madalamale, temperatuur langes ja varjud muutusid pikemaks. Kuidagi suutsid nad järgmise 30 minuti jooksul edasi liikuda. Nad leidsid midagi, viimase varu otsustavust ja meeleheidet, mis andis neile jõudu need viimased paarsada jalga läbida. Ja umbes kell 18.15. Kiiresti hämarduvates tingimustes, ilma lisahapnikuta, pärast 5 päeva üle 8200 meetri kõrgusel jõudsid Francis ja Sergei Mount Everesti tippu. Nad olid sellega hakkama saanud. Francis Arsentjeva sai esimeseks ameeriklannaks, kes jõudis Everesti tippu ilma lisahapnikuta. See oli ausalt öeldes ajalooline, monumentaalne saavutus, mis väärib kohta ajalooraamatutes. Aga ei olnud ühtegi tähistamise fotot, ei olnud võiduhõiskeid. Lihtsalt 2 väsinud inimest, kes seisid maailma tipus hääbuvas valguses. Juba mingil tasandil teades, et nad on hädas. Ja siin on põhjus. Tipust, mis on 8848 meetri kõrgusel, kuni 6. laagrini, mis on 8190 meetri kõrgusel, on üle 600 meetri vertikaalset laskumist.
Heedes tingimustes ja värskete jalgadega võtab see aega vähemalt 4–5 tundi. Aga Francis ja Sergeil polnud ei häid tingimusi ega värskeid jalgu. Nad olid roninud juba üle 16 tunni. Nad olid veetnud 5 ööd surmatsoonis ja päike hakkas juba loojuma. Neil oli võib-olla 15–20 minutit kasutatavat hämarust enne täielikku pimedust. See tähendas, et nad pidid laskuma maailma kõrgeimast mäest alla vähemalt 4 tundi. Täielikus pimeduses, pakases ja ilma hapnikuta. Sergei teadis, et see oli surmasoov. Ta pidi seda teadma. Aga ta uskus ka, et neil oli turvavõrk. Vaata, siin on see, mida ma ei maininud. Kui Sergei nägi Rustamit ja ütles talle, et ta ei peaks muretsema, siis oli see sellepärast, et tal oli varuplaan. Enne tipu tõusmist olid tema ja Francis peitnud hädaabivarude kasti 28 280 jala kõrgusele. Umbes 750 jalga allpool tippu. Selles varude kastis olid nad hoiustanud hapnikuballooni, telgi ja sooja riideid. Mõte oli selles, et kui nad jõuavad tippu hilja ega suuda pimedas 6. laagrisse tagasi jõuda, saavad nad laskuda varude kasti juurde, püstitada telgi, kasutada hapnikku ja veeta öö varjus. Siis hommikul, päevavalguses ja värske hapnikuga laskuksid nad ülejäänud 1400 jalga 6. laagrisse. See polnud muidugi ideaalne. Öö veetmine 28 280 jala kõrgusel, isegi telgis, oleks olnud karm. Aga see oli siiski ellujäämiseks võimalik. Telk kaitseks neid tuule eest. Hapnik aitaks neil selgelt mõelda ja hommikul näeksid nad teed. Mida Sergei ei teadnud, mida ta ei saanudki teada, oli see, et Radgopov oli juba nende varustuskoha juurest möödunud, kui ta alla tuli. Ja kui Radgopov seda kontrollis, nägi ta, et hapnikuballoon oli seal. Kuid telki, millele nad lootsid, et see neid öösel 8611 meetri kõrgusel kaitseks, ei olnud seal. Tegelikult oli see 3000 jalga madalamal, 7700 meetri kõrgusel. See polnudki kunagi varustuspunktis olnud. Miks arvas Sergei siis, et see seal oli? Nüüd peame siin väga ettevaatlikud olema, sest see, mida ma teile kohe räägin, ei ole kinnitatud pealtnägija ütlus, vaid see on see, mille mägironimise eksperdid on tõendite põhjal rekonstrueerinud. Ja sa õendid räägivad väga konkreetset lugu. Need on faktid. Sergei ütles Radgopovile, et neil oli peidikus telk. Kui Radgopov kontrollis peidikut, polnud seal telki. Ja kuna Francis ja Sergei ronisid ilma Sherpa toeta, olid nad ainuisikuliselt vastutavad oma varustuse mäkke viimise eest. Keegi teine ei saanud seda telki peidikusse panna. Ainult nemad. Nendest faktidest tuleneb loogiline järeldus, et Francis ja Sergei ei suutnud lihtsalt oma hädatelki piisavalt kõrgele viia. Aga miks? On 2 peamist teooriat. Esimene neist on füüsiline kurnatus. Pärast 4 ööd surmatsoonis ilma lisahapnikuta hakkasid nende kehad oma enda varusid kulutama. Lisaks 4,5–7 kilogrammi telgivarustuse kandmine 8611 meetri kõrgusele võis lihtsalt olla rohkem, kui nende lagunevad kehad suutsid taluda. Võib-olla kavatsesid nad selle varasemate aklimatiseerumistõusude ajal kõrgemale viia, kuid lihtsalt ei suutnud seda teha. Teine teooria on veelgi häirivam. Äärmuslikel kõrgustel hakkab inimese aju teatud ja dokumenteeritud viisidel valesti töötama. Üks neist viisidest on kavatsuse segiajamine tegelikkusega. Sergei võis tõepoolest uskuda, et telk oli peidikus, sest tema hapnikuvaeguses aju ajas segamini plaani, viime telgi üles, ja mälestuse, me viisime telgi üles. 8500 meetri kõrgusel ei ole selline kognitiivne viga nõrkus, vaid bioloogia. Me ei tea, milline neist on tõsi. Me ei pruugi seda kunagi teada saada, aga mida me teame, on see. Francis ja Sergei laskusid enesekindlalt turvavõrgu poole, mida tegelikult ei olnud olemas. Nad jõudsid oma varudeni umbes 8620 meetri kõrgusel pärast kella 19:30 täielikus pimeduses. Nad leidsid hapnikuballooni, leidsid peaaegu tühja seljakoti ja kinnitasid seda, mida Ragapov oli juba näinud. Telki polnud. Nii, et neil oli valik. Proovida laskuda veel 900 meetrit vertikaalselt sinna, kus telk tegelikult oli, täielikus pimeduses, või oodata päikesetõusu ja saada võimalus ellu jääda.
Sellistes tingimustes 900 meetri laskumine oleks olnud enesetapp. Nad teadsid seda. Nii et nad jäid sinna ja veetsid öö vabas õhus 8615 meetri kõrgusel ilma varjualuseta. Ainult varudest saadud hapnikuballooni ja seljas olnud riietega. Mõtle sellele, et seisad või istud 10–12 tundi ligi 8625 meetri kõrgusel, olles niisuguse külma käes, mis tapaks enamiku inimesi palju lühema ajaga. Sinu keha hakkab järk-järgult välja lülituma. Sinu pulss aeglustub, hingamine muutub pinnapealseks. Sinu aju, mis on hapnikust ja soojusest ilma jäetud, hakkab tõrkuma. Sinu keha ei ole loodud seda üle elama. Aga kuidagi, kõigile ootustele vaatamata, jõudsid nii Francis kui Sergei hommikuni elusalt. Kui 23. mai hommikul päike tõusis, üritasid nad laskuda. Ja siin lähevad asjad tõeliselt keeruliseks. Mingil hetkel selle hommiku jooksul läksid Francis ja Sergei lahku. Me ei tea miks. Me teame, et kell 9:35 hommikul. 23. mail kell 9:35 hommikul kohtasid 5 Usbekistani ekspeditsiooni mägironijat, kes üritasid tippu jõuda Sergeid laskumas 27 700 jala kõrgusel. Tema esimesed sõnad olid, kus on mu naine, kas ta ei tulnud alla? Nad ütlesid talle, et ei, nad ei olnud teda näinud. Ja rohkem sõnagi lausumata jätkas Sergei laskumist 6. laagri poole, mis asub 8190 meetri kõrgusel. Ta ei teadnud veel, kus ta oli. Ta ei teadnud, kas ta oli elus või surnud. Ta teadis vaid seda, et ta ei olnud temast allpool. Tund hiljem, kell 10:40 hommikul. Usbekistani ekspeditsioon jõudis esimesele astmele umbes 27 900 jala kõrgusel. Ja seal leidsid nad midagi kummalist. Nad nägid naist, kes toetus üksi vastu kivi. Tema jakk oli lahti ja tal polnud seljas ronimisrakmeid, mis 8500 meetri kõrgusel oli täiesti absurdne. See oli Francis Arsencheva. Ja kui nad lähemale jõudsid, nägid nad midagi, mida nad ei unusta kunagi. Francises silmad olid lahti, kuid need ei keskendunud millelegi. Tema pupillid olid lihtsalt laienenud, suured mustad ringid, mis ei reageerinud valgusele. See on tõsise ajukahjustuse märk. Tema sõrmed olid täiesti jäätunud pärast ööd 28 280 jala kõrgusel avatud õhus. Tema kätekude oli kristalliseerunud. Tema jalad olid samasugused. Usbeki ekspeditsiooni raport kirjeldab neid kui rivist väljas olevaid. See on viisakas viis öelda, et need olid hävitatud. Ta ei suutnud kõndida, ta ei suutnud seista. Ta ei suutnud isegi oma keharaskust neile toetada. Kui mägironijad üritasid talle hapnikumaski näole panna, ei suutnud ta seda peal hoida. Tema külmunud, kohmakad käed kobasid selle kallal ja rebisid selle ära. Nii näeb välja kõrgmäestiku ajuturse kaugele arenenud staadiumis pärast 30 tunnist viibimist peaaegu 28 000 jala kõrgusel. Tema ju paisus kolju sees hapnikupuuduse tõttu. Paistetus hävitas tema motoorikat, tema võimet koordineerida käsi, jalgu ja liigutusi. Aga see polnud veel tema teadvust hävitanud. Ta oli teadlik. Ta nägi inimesi. Ta kuulis hääli. Ta lihtsalt ei suutnud panna oma keha tegema seda, mida ta vajas. Ta oli igas mõttes juba surnud. Tema keha polnud seda lihtsalt veel mõistnud. Usbekistani mägironijad võtsid baaslaagriga raadioteel ühendust ja konsulteerisid ekspeditsiooni arstidega. Nad andsid talle ravimeid, nad andsid talle lisahapnikku 4 liitrit minutis. Nad masseerisid tema jalgu ja käsi, püüdes meeleheitlikult taastada vereringet tema külmunud jäsemetes. Mitte midagi. Ta ei näidanud mingeid paranemise märke. Nad pidid tegema otsuse, pea meeles, et nad olid ise tippu tõusmas. Nad olid roninud juba enne koitu ja neil oli võib-olla vaid paar tundi kasutatavat energiat, et tippu jõuda ja ohutult alla tagasi tulla. Nii nad jagasid oma meeskonna 2. 3 ronijat jätkasid teekonda tippu, samal ajal kui 2 jäid koos Francisega. Järgmiste tundide jooksul proovisid need 2 ronijat kõike, mis pähe tuli. Kuid lõpuks pidid nad ükshaaval tegema sama võimatu otsuse. Nad pidid mõtlema oma enda ellujäämisele. Nende enda hapnik hakkas otsa saama. Nende enda kehad hakkasid üles ütlema. Nii kinnitasid nad Frantsese mäel olevate fikseeritud köite külge. Nad veendusid, et haplik voolab tema maski
ja siis jätsid nad Frantsese sinna ning suundusid tippu. Kell 18:20, kui päike loojus, tegid 2 Usbeki mägironijat, kes olid tipust alla tulemas, viimase katse teda päästa. Koite abil püüdsid nad Frantsest mäest alla lasta. Nad suutsid teda umbes 80 meetrit allapoole liigutada. Tundus, et aeglaselt, kuid kindlalt viivad nad ta turvaliselt alla. Aga siis hakkas Francis krampidesse sattuma. Kõrgmäestiku ajuturse oli jõudnud kriitilisse punkti. Ronijad ei suutnud teda enam liigutada. Kui nad oleksid püüdnud teda alla lasta, kui tal olid krambid, oleks ta köitest libisenud. Ta oleks kukkunud. Ja isegi kui nad oleksid kuidagi suutnud ta alla tuua, oleks krampides inimese mäest alla vedamise füüsiline koormus tõenäoliselt ta kiiremini tapnud kui paigale jätmine. Nii kinnitasid nad Francisi veel viimast korda köie külge. Nad veendusid, et tema hapnik ikka veel voolab ja siis laskusid nad kogunevasse pimedusse, jättes ta sinna sellest väikesest kivist allapoole umbes 27 640 jala kõrgusele. Mida muud nad oleksid saanud teha? Ja nüüd oli Francis tõesti üksi. 27 640 jala kõrgusel, köie külge kinnitatuna Mount Everesti nõlval. Kui päike kadus, temperatuur langes ja pimedus laskus mäe kohale. Ta oli nüüdseks olnud üle 27 000 jala kõrgusel juba peaaegu 6 päeva. Kui esimesed 3 Usbeki alpinisti jõudsid kell 18:00 6. laagrisse. Nad leidsid Sergei ja rääkisid talle, mida nad olid leidnud. Sinu naine on elus. Ta on 27 900 jala kõrgusel. Ta ei saa liikuda. Sergei ei kõhelnud hetkekski. Ta hakkas kohe valmistuma, et uuesti üles ronida ja oma naist päästa. Usbeki meeskond püüdis aidata. Nad andsid talle pudeli hapnikku, teed ja ravimeid. Kõik, mis võiks anda talle ja tema naisele võimaluse. Kui ta ülespoole liikus, kohtas ta teel alla 6. laagrisse umbes kell 20:40 Oleg Grigorjevit, teist Usbeki mägironijat. Sergei küsis temalt, kas Fran on siin? Grigorjev vastas, ta on veel elus. Ja Sergei jätkas ronimist pimedusse tema poole. See oli viimane kord, kui keegi teda elusana nägi. Mis juhtus 1998. aasta 23. mai ööl, on samuti mõistatus. Meil pole tunnistajaid, on vaid hiljem leitud tõendid, mis räägivad vaid osa loost. Me teame, et Sergei jõudis Francisini. Tema jääkirkaia köis leiti umbes 45-60 meetri kauguselt kohast, kus Francis järgmisel hommikul lamas, mis tähendab, et ta jõudis kohale. Me ei tea, kas ta teadis, millal Sergei kohale jõudis. Me ei tea, mida kumbki teisele ütles. Me ei tea, kui kaua ta tema juures viibis või mida ta üritas teha. Me teeme seda, et mingil hetkel sellel ööl Sergei kukkus. Kas ta läks alla, et saada rohkem hapnikku, üritas abi otsida või lihtsalt kaotas pimeduses ja kurnatuses tasakaalu. Me ei saa seda kunagi teada. Ja ta suri kuskil selle mäenõlva peal umbes 225 meetrit allpool kohta, kus Francis lamas, jättes Francise taas üksi. Järgmisel hommikul 24. mail leidis teine ronijate laine Francise endiselt elusana. Ta oli nüüd olnud üle 8200 meetri kõrgusel peaaegu 6 päeva ja olnud lageda taeva all üle 8500 meetri kõrgusel umbes 36 tundi. Usbekistani alpinist Elias Duvatalin jõudis temani esimesena umbes kell 7:50 hommikul. Järgnes Lõuna-Aafrika ekspeditsioonimeeskond koosseisus Ian Woodall, Cathy O'Dowd ja 4 Sherpat. Eriti Cathy astus lähemale ja vaatas Francise nägu ning see, mida ta nägi, jäi teda saatma kogu ülejäänud elu. Francise nahk oli piimvalge ja täiesti sile, nagu portselannukul. Tema silmad vaatasid ülespoole, fookusest väljas, pupillid nagu suured tumedad tühimikud. Tema pikad tumedad juuksed olid laiali üle lume. Ta nägi rahulik välja, kuid ta suri kõige aeglasemal ja julmemal moel. Ian Woodall ja Sherpa Zhang Bu üritasid Francesi püsti tõmmata. Kui ta suudaks isegi osaliselt oma jalgadele toetuda, oli mõte toetada teda 2 mägironija vahel ja aidata tal alla kõndida või vähemalt viia ta turvalisemasse kohta. Aga kui nad teda tõstsid, vajusid tema jalad tema all kokku nagu spagetid. Need olid üle 30 tunni kestnud külma käes olemise tõttu täielikult hävinud.
ja siis hakkas Francis rääkima. Ära jäta mind. Ma olen ameeriklane. Miks sa teed mulle seda? Siis alustas ta jälle otsast peale. Ära jäta mind. Ma olen ameeriklane. Miks sa teed mulle seda? Korduvalt, ilma et keegi oleks seda palunud ega reageerinud nende küsimustele või häältele. Ta ei vastanud neile. Ta ei reageerinud sellele, mida nad ütlesid. Ta kordas lihtsalt samu 3 fraasi järjest nagu katkine plaat. O'Dowd mõistis õudusega, et Francis tegelikult ei suhelnud. Ta ei reageerinud. Ta tõi kuuldavale keelekatkeid. Need olid sureva aju viimased sõnad. Nagu silmusesse jäänud masin, kordas tema mõistus ikka ja jälle ainsaid sõnu, millele ta veel ligi pääses. O'Dowd ja Woodall veetsid temaga peaaegu tunni. Nad andsid Francesile teed, püüdes talle sooja vedelikku sisse saada. Nad kontrollisid tema jalgu uuesti. Masseerisid neid, otsides märke sellest, et jalad veel toimisid. Märke sellest, et ta suutis end liigutada. Nad tegid kõik, mis suutsid. Sellest ei piisanud. Ta oli juba liiga halvas seisus ja nad pidid enda eest hoolitsema. Nii et nad lahkusid. Nad sirgusid, pöörasid selja ja laskusid alla. Francis oli jälle üksi, vaadates, kuidas inimesed temast 3. korda 24 tunni jooksul eemale kõndisid. Tunnid möödusid. Päike liikus üle taeva. Temperatuur püsis jõhkralt külm ja Francis jäi selle köie külge kinnitatuks. Tema keha lakkas aegamisi toimimast, samal ajal kui ta teadvus püsis. Mingil hetkel hiljem samal hommikul jõudsid Sherpad temani. Nad leidsid ta endiselt elusana, ikka veel samu fraase rääkimas. Ärge jätke mind. Ma olen ameeriklane. Miks sa teed mulle nii? Umbes kell 10:55 hommikul. 24. mail 1998 suri Francis Argentiev. Ta oli selleks hetkeks olnud väljas umbes 48 tundi. Ta oli näinud, kuidas inimesed saabusid, püüdsid aidata ja lahkusid ning ta suri teadmisega, mis iganes teadvuse tasemel tal veel oli, et keegi ei tule enam tagasi. Ta oli 40-aastane. Tagantjärele vaadates on selge, mis tappis Francise ja Sergei. See polnud halb õnn. See polnud ilm. See polnud ebakompetentsusega hoolimatus. Sergei oli seda varem teinud. Tal oli kogemus, tal oli oskus. Ja Francis usaldas teda täielikult. Aga see, mis töötas Sergeil üksinda 1990 aastal, ei arvestanud nende muutujatega, millega nad 1998 aastal silmitsi seisid. Francis polnud kunagi varem 28 000 jala kõrgust mäge roninud. Kogemuste vahe oli tohutu. Kui nad 22 maiks oma 3. tipukatse tegid, olid nad juba surmatsoonis liiga kaua viibinud. Hilinenud tipu jõudmine sundis neid planeerimata laskumisele. Planeerimata laskumine põhjustas lahknemise ja lahknemine tõi kaasa surma. Everestil näeb edu välja just selline. Ilm on stabiilne, köied on paigaldatud, tipp on lähedal ja järjekord liigub. Don Cash teeb täpselt seda, mida ta peab tegema. Ta ei paanitse, ta ei jää maha, ta lihtsalt ootab. Aga üle 8000 meetri kõrgusel ei ole ootamine neutraalne. Iga minut maksab midagi, mida su keha ei suuda taastada. Siin üleval on aeg hapnik ja hapnik on ellujäämine. Järjekord eespool aeglustub, siis peatub. Esmapilgul ei paista midagi valesti olevat. Ei ole tormi, ei ole kokkuvarisemist, ei ole hädaolukorda. Just see teebki selle hetke nii uskumatult õõvastavaks. Selle loo lõpuks saad aru, kuidas isegi kõiki reegleid Everesti mäel järgides võid ikkagi jääda lõksu, ilma võimaluseta alla tulla. 21. mai 2019. Päev, mille eksperdid hakkasid 2019 aasta ronimishooaega nimetama aastaks, mis murdis Everesti. See kõlab äärmuslikult, aga kui ma räägin sulle Don Cashi loo, saad aru, miks see polnud liialdus. Don oli 55-aastane müügijuht Sandy linnast Utah'st. Ta kasvas üles talupoisina Novelties, Ohio osariigis ja juba lapsena oli Don teistsugune. 15-aastaselt oli ta juba oma raha eest ostnud endale Crossi ratta, Volkswageni ja pick-upi. Juba teismelisena oli Don alati iseseisev, alati otsimas järgmist võimalust. Pärast keskkooli teenis Don LDS missionil Taipeis ja Oaklandis. Seal kujunes välja tema töökus ja distsipliin. Kui ta tagasi tuli, omandas ta Utah ülikoolis turunduse kraadi ning kõrvalerialana hiina keele.
ja kui ta seal õppis, kohtus ta oma tulevase naise Monette Claytoniga. Nad abiellusid 1986. aastal ja järgmise 33 aasta jooksul ehitasid nad koos üles oma elu. 4 last, 3 lapselast, kõik tüdrukud ja kodu Sandis. Lihtne elu, mis ei viidanud just mägedele. Ta tõusis isegi karjääriredelil, alustades üliedukast tehnoloogiamüügi karjäärist, kasvatades ettevõtete tulusid $100 miljonite, kuni sai BMC Software'i ülemaailmse sisemüügi asepresidendiks. Tema isiklik moto oli lihtne. Minu edu tuleb teiste edust. Ja kõik, kes temaga koos töötasid, ütlesid sama. Don pani sind uskuma, et sa suudad kõike saavutada. Kuid kuskil teel armus Don mägedesse. Kui ta kord ronima hakkas, ei suutnud ta enam lõpetada. Ta seadis endale eesmärgi vallutada 7 tippu, iga kontinendi kõrgeim mägi. Täielik vastand tema igapäevaelule. 2000-ndate alguses vallutas ta Aafrikas Kilimanjaro, mille kõrgus on 19 350 jalga. 41 jalga siis Aconcagua lõunas, siis Elbrus Euroopas ja Karsteni püramiid Okeaanias. 2019. aasta jaanuariks oli Don vallutanud 6 7 tipust. Kuid tema teekond selle rekordi saavutamiseni on ausalt öeldes üks karmimaid, mida ma olen uurinud. Näiteks Denalil Alaskal, Põhja-Ameerika kõrgeimal tipul, võttis Doni tippu jõudmine palju rohkem aega, kui oleks pidanud, sest Don ei olnud loomupärane sportlane. Ta ei olnud kiire, kuid tal oli midagi muud. Tema poeg Tanner kirjeldas hiljem oma isa ronimisstiili nii. Ta ei ole kiire mees, aga ta ei peatu kunagi. Ta töötab nii kõvasti. Ja Denalil viis see sihikindlusta tippu, kuid see hoidis teda ka liiga kaua seal üleval. Selleks ajaks, kui ta laskuma hakkas, oli kahju juba tehtud. Tema parema käe 3 sõrmel oli külmakahjustus. Arstid pidid need hiljem amputeerima. Enamik inimesi võtaks seda mäe hoiatusena ja mõtleks oma valikud ümber. Võib-olla leiaks endale turvalisema hobi. Don mitte. Ta lasi endale teha proteesid ja kandis neid kaelas kettiga, et oleks millest rääkida. Ta muutis oma amputeerimise naljaks, tõestamaks, et miski ei suuda teda peatada. Pärast sõrmede kaotamist ütles ta inimestele, vähemalt jõudsin tippu. 2019. aasta jaanuaris, vaid 4 kuud enne Everesti, ronis Don oma 6. tipule, Winsoni mäele Antarktikas. 16 050 jala kõrgusel on see mandri kõrgeim tipp ja üks kõige kaugemaid mägesid maal. Sellel ekspeditsioonil oli üks ronija nimega Peter Lowry Coloradost. Tema ja Don jabasid ronimise ajal telki ning Winsonil juhtus see taas. Seekord ründas külmakahjustus Doni nina. Peeter vaatas, kuidas kude hakkas surema. Hiljem ütles ta, et Don põhimõtteliselt jättis oma ninaga hüvasti ja ronis ikkagi edasi. Muster oli selge. Don sundis end alati oma piiridest kaugemale. Tema keha maksis selle eest hinda, aga Don kehitas lihtsalt õlgu ja jätkas. Tema jaoks polnud see hull julgus, see oli lihtsalt vajalik. Kui inimesed küsisid, kas tal on surmasoov, vastas ta veendunult. Tegelikult on see vastupidi, mul on elusoov. Ma tahan elada oma elu nii täielikult kui võimalik. Ja mõnikord tähendab see kaalutletud riski võtmist. Elu on lühike. Kahetseda pole midagi. Kui Don jaanuari lõpus 2019 Winsonilt tagasi tuli, puudus tal osa ninast. Kuid ta oli lõpetanud oma 6. tipu vallutamise. Tal oli jäänud veel üks mägi, Everest. See oli viimane tipp, kogu tema töö kroon ja Don oli otsustanud lõpetada selle, mille ta oli alustanud. Nii tegi Don 2019 aasta jaanuaris midagi märkimisväärset. Ta lahkus oma asepresidendi kohalt BMC Software'is. Pärast 25 aastat karjääriredelil tõusmist astus ta kõrvale, et ronida maa kõrgeimale mäele. Ta teatas isegi 5-kuulisest sabatipuhkusest LinkedInis ja märkis oma uueks ametinimetuseks tegevjuht mägironija. Tema plaan oli lihtne. Vincent jaanuaris, Everest aprillis ja mais siis juunis tagasi ning alustada oma karjääri järgmist peatükki. Don arvas, et tema plaan on lollikindel. Tal polnud aimugi, mis süsteemil tema jaoks varuks oli. Teeme sellel kaoserongil väikese kõrvalepõike. Et mõista, mis Doniga juhtus, pead sa aru saama, mis toimus Everestil 2019. aastal. Sest see polnud lihtsalt järjekordne ronimishooaeg. Seda nimetavad eksperdid nüüd aastaks, mil Everest murdus. Esiteks oli seal lihtsalt liiga palju inimesi. Nepal oli sel kevadel välismaalastele väljastanud rekordilised 381 ronimisload.
iga luba maksab $11,000. see tähendab $4,2 miljonit, mis voolab Nepaali valitsusele ainult lubade tasudest. nüüd võite mõelda, et okei, aga neil on ju kindlasti mingid standardid, eks? kindlasti peab ju tõestama, et oled kvalifitseeritud ronima maa kõrgeimale mäele. siin on see, mida 2019. aastal loa saamiseks vaja oli. $11,000 ja arstitõend, et oled terve. Ja kõik. Pole vaja tõestada, et oled varem mõnele mäele roninud, ega nõuet, et oleksid mõne tipu vallutanud. kõik, mida vaja oli arst, kes kirjutab paberile alla, et sul ei tule südamerabandust. Ja muidugi raha. nii et sul oli 381 inimest lubadega, pluss kõik nende šerpad ja giidid. See tähendab tuhandeid inimesi mäel. aga asi läheb hullemaks, sest mai alguses pühkis ootamatu tsüklon üle Himaalaja. Ja see tähendas, et köite ülesmäkke kinnitamise eest vastutavad meeskonnad jäid hiljaks. Ekspeditsioonid, mis olid valmis minema, pidid ootama. Kõik jäid baaslaagrisse toppama, jälgides ilma, kulutades aega, raha ja hapnikku. kui torm lõpuks möödus ja tingimused paranesid, näitasid ilmaprognoosid midagi muret tekitavat. Tippu turvaliseks vallutamiseks oleks ainult 5 päeva, mil tuuled oleksid piisavalt vaiksed. Võrdluseks, 2018. aastal oli järjestikku 11 head ilmapäeva ja ikkagi juhtus vahejuhtumeid. Tavalisel hooajal saavad ekspeditsioonid ajaliselt hajuda. mõned meeskonnad lähevad vara, mõned hiljem. Kõik saavad oma võimaluse ilma tunglemiseta. Aga 2019. aastal pidid kõik korraga minema. Ja see oli suur probleem, sest Mount Everesti ronimise juures ei ole asi nagu tavalise mäe puhul, kus sa lihtsalt kõnnid tippu. Tee üles on enamasti üherealine rada. On lõike, kus korraga saab liikuda ainult üks inimene. Sa kinnitud fikseeritud köite külge ja ootad oma järjekorda. Tavalisel aastal oli see põhimõtteliselt väike ebamugavus. Hea ilmaga üritab tippu jõuda võib-olla 50 või 60 inimest. Sa ootad natuke, liigud edasi, ootad jälle, liigud edasi. See on aeglane, aga liigub siiski. Aga 2019. aastal oli üle 320 mägironija, kes kõik üritasid tippu jõuda samal kitsal ajal. See oli täiuslik torm, aga Don ei teadnud seda. Ta uskus, et on heades kätes ja see usk maksis talle elu. Mis tegi Doni nii enesekindlaks? Miks ta arvas, et süsteem kaitseb teda? Vastus on lihtne. Ta oli eeltöö ära teinud. Ta palkas professionaalid, ta järgis reegleid. See polnud Doni esimene kord Himaalajas. Juba 2009. aastal, 10 aastat enne tema Everesti katsetust, viis Don oma naise ja 4 last Everesti baaslaagrisse. Koos läbisid nad 17 000 jalga, et näha mäge ja mõista, mida Don ühel päeval üritama hakkab. Nad lugesid koos raamatuid Everestist, vaatasid dokumentaalfilme. Tema pere teadis riske või vähemalt arvasid nad nii. Selle Everesti ekspeditsiooni jaoks palkas Don Nepali ettevõtte Pioneer Adventure, kellel on aastatepikkune kogemus sellel mäel. See polnud kõige luksuslikum teenus, aga ka mitte kõige odavam. Ta maksis ronimise eest umbes $35,000. Tema giidideks olid Lakpa Nurbu Sherpa ja Pasang Tenjing Sherpa. Mõlemad olid kogenud mägironijad ja professionaalid, kes olid mitu korda Everesti tippu jõudnud. 2019. aasta alguses Nepali lahkumise eelõhtul kirjutas Don oma tänulikkuse päevikusse viimase sissekande. Ta kirjutas: "Täna olen tänulik oma pere eest. Juhuks, kui see jääb minu viimaseks tänulikkuse sissekandeks, sest Everesti otsas võib midagi halba juhtuda, tahan, et kõik teaksid, kui väga ma armastan oma naist, lapsi ning kogu oma perekonda ja sõpru. Olen elanud suurepärast elu. Jumal on mind õnnistanud. Mul pole kahetsusi. Näeme varsti jälle." Don oli leppinud võimalusega surra Everestil. Ta mõistis riske, lumelaviinid, praod, tormid, surmatsoon. Aga see, mis Doniga juhtuma hakkas, oli midagi, mida keegi poleks osanud ette kujutada. 21. mai õhtul aastal 2019. 4. laager Lõuna-Kuru juures. 26 000 jalga üle merepinna. Don seisis oma telgi ees ja kontrollis viimast korda oma varustust. Hapnikumask, pealamp, varupatareid. Tema ümber tegid teised ronijad sama. Õhk oli seal üleval hõre. Iga hingetõmme tundus pinnapealne, poolik. See oli tema hetk, tema viimane tipputõus, et lõpetada 10 aastat kestnud teekond. Don vaatas üles mäe poole ja see, mida ta nägi, oleks pidanud olema rahustav.
150 pealampi looklesid pimeduses mööda mäge üles, üksteise otsas nagu helendav joon, mis kadus musta taevasse. Kõik need inimesed, kõik need tiimid, kõik need giidid, ta ei olnud üksi. See tundus turvaline, organiseeritud pärast kella 6 õhtul. Don kinnitas oma haplikku maski, kohendas seljakotti ja hakkas koos oma giididega Lakpa Nurbu ja Pasang Tenjingiga üles ronima. Viimane tõus tippu oli alanud. Plaan oli lihtne. Ronida läbi öö, jõuda tippu päikesetõusuks ja laskuda päevavalguses. Tavaline tiputõus ja laskumine võtab kokku 8–10 tundi. See on see, mida keha suudab surmatsoonist taluda. Don liikus täpselt nii, nagu tema poeg Tanner oli öelnud. Aeglaselt ja ühtlaselt, kuid kunagi ei peatu. Üks jalg teise ette, liikudes pimeduses ülespoole. Kuid kui ta ronis, hakkas ta kohtama midagi, mis tegi kõik hullemaks. See rivi, mida ta enne tipputõusu nägi, oli ummik. Tehnilistes lõikudes, kus ronijad pidid kinnituma köite külge ja liikuma ükshaaval, ootasid inimesed lihtsalt, seistes paigal. 27 000 jala kõrgusel, 28 000 jala kõrgusel ootasid nad oma järjekorda, et liikuda, samal ajal kui nende hapnik vähenes. Seal üleval tähendab hapnik aega. Hillary Astangu juures, mis on 80-jalane, peaaegu vertikaalne kaljusein vahetult enne tippu, oli olukord veelgi hullem. See kitsas lõik võimandas korraga liikuda vaid ühel ronijal. Üles ronijad pidid ootama alla tulevaid ronijaid. Alla tulevad ronijad pidid ootama üles minevaid ronijaid. Viivitused venisid 2 tunni pikkuseks, mõnikord isegi kauemaks ja samal ajal kui Don ootas, tõusis päike üha kõrgemale. Taevas muutus mustast sügavsiniseks, siis oranžiks ja lõpuks saabus täis päevavalgus. Selleks ajaks, kui järjekord lõpuks taas liikuma hakkas, oli möödunud mitu tundi. Mõned ronijad pöördusid tagasi, kuid Don jätkas ronimist, sest tipp oli kohe seal, vaid mõnisada jalga veel minna. Ja lõpuks, 22. mai hommikul umbes kell 5:30, kui päike tõusis Himaalaja kohal, jõudis Don Cash lõpuks Mount Everesti tippu 29 029 jalga üle merepinna. Kõrgeim punkt maal. Aastatepikkune unistus oli lõpuks täitunud. Kohe võttis Don Cash värisevate kätega välja oma satelliittelefoni. Tema hingamine oli lühikeste ahmimistega läbi hapniku maski. Ühendus krabises. Kui tema poeg Tanner vastas, oli Don Cashi hääl täis puhast rõõmu. Ma olen nii õnnistatud, et saan olla sellel mäel, millest olen viimased 40 aastat lugenud. Don Cash pidi olema ülevoolavalt liigutatud ja ausalt öeldes pole raske mõista, miks. Kas sa suudad ette kujutada, et oled 40 aastat sellest mäest lugenud, aastakümneid fotosid vaadanud, kuid ja kuid unistanud maailma tipul seismisest? 6 tippu vallutatud, 3 sõrme kaotatud, osa ninast läinud. Kõik see viis sellesse hetke. See oli krooni juvel, finišijoon. Kõik, millest ta oli loobunud, kõik, mille nimel ta oli töötanud, kõik, mida ta oli uskunud täisväärtuslikust elust, see kõik oli seda väärt. Don pani telefoni ära ja vaatas ringi. Himaalaja mäed ulatusid igas suunas tema all. Taevas oli selge, päike tõusis. Ta oli hakkama saanud. Ta võttis välja oma kaamera ja hakkas pilte tegema. Palvelipud lehvisid tuules, vaade igas suunas. Just seal, kui ta neid pilte tegi, andsid Toni jalad järele. Ta kukkus ettepoole lumme. Maailma tipus, ilma igasuguse hoiatuseta. Don Cash, mees, kes kunagi ei peatunud, peatus. Siin on kõige tõenäolisem seletus juhtunule. Don oli roninud üle 12 tunni, 4–6 tundi kauem kui tavaliselt. Ja selle aja jooksul oli tema keha suremas. Sest üle 8000 meetri kõrgusel oled sa piirkonnas, mida alpinistid nimetavad surmatsooniks. Nimi ütleb kõik. Sellel kõrgusel pole õhus piisavalt hapnikku, et inimelu säilitada. Su keha hakkab välja lülituma, su rakud nälgivad, su aju paisub, su veri pakseneb. Ja hapniku arvutus on halastamatu. Kõrge voolukiiruse juures kestab tavaline 3-liitrine hapnikuballoon 3–4 tundi. Doni 12-tunnine või pikem tõus tähendas, et ta kulutas tippu jõudmiseks läbi 3–4 ballooni. Tema keha oli jõudnud piirini. Ja siis veel aeg tipus. Telefonikõne, fotod, tohutu uhkuse ja saavutustunne. Kõik see samal ajal, kui seisad vaevalt meetri laiusel tipul. Kui ta kukkus, langesid tema 2 Sherpa giidi, Lakpa Nurbu ja Pasang Tenjing peaaegu kohe tema kõrvale põlvili.
Nad alustasid elustamist ja rindkere kompressioone 8848 meetri kõrgusel, kus õhk on nii hõre, et iga hingetõmme põletab su kopse. see on väga riskantne, aga sama riskantne oleks olnud mitte midagi teha. Nad suurendasid tema hapnikurõhku, masseerisid tema jäsemeid, nad tegid kõik, et teda tagasi tuua. Ja üllataval kombel see toimis. Doni silmad avanesid, ta nägi neid, ta suutis suhelda. Kas sa kujutad ette Sherpadel sel hetkel olnud kergendust? Nad olid ta tagasi toonud, ta oli elus, ta oli teadvusel. Aga siis nad proovisid teda püsti aidata ja Don lihtsalt ei suutnud. Tema jalad ei töötanud. Don oli teadvusel, ta nägi. Ta suutis rääkida, aga tema keha oli täielikult välja lülitunud. Ja 8848 meetri kõrgusel oli see surmaotsus. Sest kui sa ei saa kõndida, ei saa sa laskuda. Ja kui sa ei saa laskuda, siis sa sured. Kas see ummik tundub nüüd loogiline? Sherpadel tuli teha valik. Nad võisid jääda Doniga tippu, proovida kõike ja loota, et ta taastub, teades, et iga minutiga, mis nad seal veedavad, surevad kõik 3 aeglaselt. Või nad võisid proovida teda alla tuua. Nad otsustasid teda alla tuua. See oli nüüd peaaegu võimatu ülesanne. Liikumisvõimetu mägironija liigutamine surmatsoonis, äärmuslikul kõrgusel, nõuab erakordset jõudu ja julgust. Aga Lakpa Norbu ja Pasang Tenjing ei kühelnud hetkegi. Nad hakkasid Doni tipust alla lohistama. Nad jõudsid 80 vertikaali jalga allapoole, 80 jalga kohast, kus Don oli oma unistuse täitnud. Nad jõudsid Hilary Astanguni. Ja seal muutub see lugu südant lõhestavast üheks kõige jõhkrama surmani, mida ma olen kunagi uurinud. Sest kui Lakpa Norbu ja Pasong Tenjing jõudsid koos Doniga Hilary Astangule, vajus nende süda raskeks, kui nad nägid, mis allpool ootab. Nad nägid üle 200 mägironija ühes reas. Kõik liikusid mäest üles. Pea meeles, Hilary Astangul on ainult üks kinnitatud köis. Ainult üks inimene saab korraga liikuda. Kui keegi ronib üles, pead ootama. Kui keegi tuleb alla, pead ootama. Tavatingimustes võid oodata 10 minutit, 15 minutit. See on tüütu, aga talutav. Aga seekord üritas üle 200 ronija liikuda läbi sama kitsast lõiku ja Lakpa Norbu ning Pasang Tenjing ei saanud neist mööda. Nad ei suutnud läbi suruda. Nad ei saanud Doni järjekorrast mööda kanda. Ainuke tee turvalisuseni oli blokeeritud. Nii nad ootasid oma järjekorda. Don lamas nende vahel lumes. 28 770 jala kõrgusel. Surmatsoonis teatas Pioneer Adventure hiljem, et nad ootasid oma järjekorda vähemalt 2 tundi. 2 tundi. Mõtle, mida see tähendab. 4. laager, kus oli varjualune, meditsiinitarbed ja võimalus Doni seisundit stabiliseerida, oli neist vaid 2700 vertikaaljalga allpool. Tavatingimustes oleks see 4-6 tundi laskumist, kuid nad ei saanud liikuda, mitte looduslike tingimuste, vaid inimtekkeliste õnnetuste tõttu. Ja samal ajal, kui nad ootasid, Don oli suremas. Sherpad tegid kõik, mis suutsid. Nad andsid Donile oma enda hapniku, ohverdades oma enda ellujäämisvõimalused, et proovida teda elus hoida. Nad hoidsid teda nii soojas kui võimalik selles karmis tuules. Nad rääkisid temaga. Nad püüdsid teda teadvusel hoida. Aga surmatsooni karm reaalsus on see, et sinu keha suudab seal üleval ellu jääda vaid teatud aja. Ja Don oli juba üle 12 tunni olnud üle 8000 meetri kõrgusel. Tema kehatemperatuur langes. Sellise kõrguse külm koos kurnatusega lülitas ta keha süsteemhaaval välja. Sherpad käisid teda pidevalt kontrollimas, püüdsid teda ärkvel hoida, kuid minutite venides, tundideks nägid nad, kuidas ta hääbus. Nad lootsid, et ta peab vastu, sest see oli kõik, mida nad teha said. Lootus, et järjekord liigub ja nad saavad ta enne, kui on liiga hilja 4. laagrisse viia. Aga järjekord ei liikunud piisavalt kiiresti. Ja siis nende 2 ootetunni jooksul kukkus Don teist korda kokku. Sherpad alustasid kohe taas elustamist. Jällegi rindkere kompressioonid, jällegi hapnik. Kõik, mida nad enne seda olid teinud, tõid ta esimesel korral tagasi. Aga seekord ei tulnud mingit vastust. Doni silmad ei avanenud, tema rindkere ei tõusnud, tema keha ei reageerinud. Seekord oli kõik läbi. Donald Lynn Cash suri Hilary astmel 80 jala kaugusel kohast, kus ta oli täitnud oma 40 aasta pikkuse unistuse turvalisusest. Veel 2700 jalga kõrgemal. Ta ei surnud laviini tõttu, mitte kukkumise, tormi ega ühegi sellise riski tõttu, milleks ta oli valmistunud ja millega oli leppinud.
Ta suri liiklusummikus Mount Everesti mäel, oodates järjekorras, samal ajal kui tema keha lakkas töötamast ja 2 Sherpat, kes olid oma elu ohtu seadnud teda päästes, vaatasid abitult pealt. Süsteem, mis oli võtnud temalt $35,000 ja andnud talle loa, ei suutnud teda elusalt alla tuua. Kurb on see, et Don polnud ainus, kes sel hooajal suri. 2019. aasta kevadhooaeg nõudis Everesti mäel 11 mägironija elu. 4 olid India kodanikud, 2 iirlased, 2 ameeriklased, sealhulgas Don, 1 briti, 1 austerlane ja 1 nepallane. Ja neid surmasid ühendas miski murettekitav. Enamik suri kurnatusest, ummikutest kinniolemisest, hapniku lõppemisest järjekorras oodates. Aga Doni surma kohta on üks kummitav detail. Kas mäletate Peter Lowryt, mägironijat, kes jagas Doniga telki Mount Vinsonil ja nägi, kuidas ta 4 kuud varem oma nina külmakahjustusest pääsemist tähistas? Peeter jõudis Everesti tippu 23. mail, päev pärast Doni surma. Ja üles minnes möödus ta Doni kehast, kes oli endiselt oma erksas sulejopes, saapad poolenisti lume all, surnud vähem kui 24 tundi. Peter ütles ajakirjanikele: ma arvasin, et näen laipu, mis on pärit 5, 10 või 20 aasta tagusest ajast, mitte sellest hooajast. Ma ei olnud vaimselt valmis nägema inimesi, kes olid surnud vähem kui 24 tundi tagasi. 4 kuud varem olid nad jaganud telki, jaganud lugusid, jaganud unistust. Nüüd astus Peter tipu poole minnes üle tema keha. Selliseks oli Everest muutunud. Kuidas see juhtus? Kuidas saab mäest, mida on 1000 kordi vallutatud, surmalõks? Vastus ei ole mägi ise, vaid majanduslikud põhjused. Nepaali turismiministeerium ei mõõda edu selle järgi, kui palju alpiniste elusalt koju jõuab. Seda nad ei jälgi, kuid nad jälgivad tulu. Turism moodustab umbes 7% kogu Nepaali SKP-st. See tähendab 40 000 kuni 50 000 hooajatöötajat, kelle elatusallikas sõltub Everestist. Nepaali valitsus teenis 2019. aastal lubade pealt $4,2 miljonit. Kuid see on alles algus. Ronijad kulutavad raha giididele, varustusele, kandjatele, toidule ja majutusele. Kogu majanduslik mõju ulatub sadadesse miljonitesse dollaritesse. Nii et kui inimesed küsivad, miks Nepaal ei kehtesta rangemaid nõudeid, on vastus lihtne. Nad ei saa seda endale lubada. Iga piirang, mille nad lisavad, maksab neile raha. Iga ronija, kelle nad tagasi saadavad, tähendab kaotatud tulu. Ja riigis, kus keskmine aasta sissetulek on umbes $100, pole see otsus, mida nad saaksid kergesti langetada. See probleem ilmneb selles, kuidas Nepaal oma eeskirju jõustab, või pigem, kuidas ta seda ei tee. Pärast 2019. aasta surmasid teatas Nepaal uutest reeglitest. Ronijad peaksid tõestama, et nad on jõudnud tippudesse, mis on üle 18 000 jala kõrgused. Giidifirmadel peaks olema 3 aastat kogemust kõrgmäestiku ekspeditsioonide korraldamisel. See kõlas muljetavaldavalt, tõsiselt, nagu Nepaal võtaks lõpuks ohutust tõsiselt. Aga mõned eksperdid nimetasid seda regulatsiooniteatriks. Ettepanekuteks, mis on mõeldud näitama tegutsemist, ilma et tegelikult midagi muutuks. Neil oli õigus. Üksi ronimise keeld kehtestati 2017 aastal. Seejärel taas kehtestati 2019. aastal. Siis uuesti 2023 aastal ja veel kord 2025 aastal. Mitte kunagi ei jõustatud. Kogemusnõudeid pakuti välja mitu korda, kuid neid ei jõustatud kunagi. Muster on selge. Iga paari aasta tagant juhtub tragöödia, siis järgneb pahameel, siis lubadused, siis jätkub kõik vanaviisi ja siis jälle rohkem laipu. 2020 aasta hooaeg tühistati Covidi tõttu. Kui ronimine 2021 aastal taastus, väljastas Nepaal üle 400 loa. 2023 aastaks väljastati rekordilised 478 luba. Sellel hooajal suri 17 kuni 18 inimest rohkem kui 2019. aastal. Süsteem, mis tappis Don Cashi, toimib endiselt täpselt samamoodi. Doni keha on endiselt kõrgel Everestil. Surnu keha äratoomine maksaks 40 kuni 70 000 $. See nõuaks ka 10 Sherpa elu ohtu seadmist. Tema perekond otsustas seda mitte ette võtta. Don Cashi järelehüüde kohaselt soovis ta, et tema keha jääks mäele. Perekond ei kaevanud kunagi Pioneer Adventure'i kohtusse ega süüdistanud giide avalikult. Don Cashi vend saatis Nepaali sõnumi. Palun edastage Norbole ja Tenzingile meie pere sügav tänu nende kangelasliku pingutuse eest Doni päästmisel. Perekonna väärikus on ilus, kuid siin on see, mida nende väärikus muuta ei saa. Don leppis sellega, et sureb Everesti mäel.
ta kirjutas sellest oma päevikusse. ta mõistis riske, Laviinid, liustikulõhed, tormid, kuid ta ei leppinud sellega, et sureb järjekorras seistes. Ta ei olnud valmis süsteemiks, mis hindab tulu rohkem kui inimelusid. Ta ei arvestanud riskiga, et 200 inimest blokeerivad tema ainsa tee turvalisuseni. Don elas täiel rinnal. Ta saavutas oma unistuse ja seisis maailma tipus. Kuid 80 jala kaugusel tipust tappis ta liiklusummik. Ja 5 aastat hiljem on see järjekord seal endiselt alles. Aitäh vaatamast ja kohtume järgmises videos. Ole julge ja ela vapralt.